Aleksei Matrossov, kaitseliin Transil kolmene Erik Santos. Vabandust, kõigi vaatame selle kauglöögi ära, siit puterdab Baturins, aga Ammussaar eelmisel hooajal siis oli Nõmme Unitedis laenul, nüüd on tagasi Harjus, siit tuleb ohtlik olukord ka, aga tuleb tsenderdus, vaatame. Maksimkin läheb otselöögile, päris hea löök tegelikult, Baturins. Igatahes mäng läheb edasi, kaevad siis esimese mängina kollase kaardiga, siit tuleb küll värav, siit tuleb Transi esimene 17. minutil ja siin ei ole mitte mingisugust suluseisu ja ilmselt ka mitte midagi muud, mille tõttu see värav peaks tühistama ja see on Harju suur kingitus Transile. Suur kingitus ja kas Suravljov lõpuks siis selle skoori avab, Jegor Suravljov. Tuleb ka Tooke peale, pall kastis lahtine, tuleb löök ja Baturinselt tõrje. Poole Tooke minemas, Viidas on ka kasti jooksmas. Tooke 3-2 olukord Transil, isegi 4-2 ja lööb Viidas, aga lööb üle. Toimus üldse eelmisel aastal karikavõistlustel, siis Trans sai 3-0 võidu, aga vaatame siit selle Harju mineku ära, palliga kastis ollakse ka, kas saab löögile, tuleb löök, aga 2019 mängis Harjus, nüüd juba jõudnud Tallinna Kalevisse. Maksimkin läheb kastist löögile ja Maksimkin 37. minutil 2-0 Trans juhtima ja Maksimkin on ennegi ilusaid väravaid löönud ja kahtlemata see iluväravaks kvalifitseerub, kui siin jälle midagi videoruumist välja ei mõõdeta, vaadata. Aga kui see värav õhus oli, siis rohkem ikkagi Transi poolelt. Pall jääb kinne, tsenderdus karistusalasse ka seal Tooke, aga hästi joone juurde jätkub Transi rünnak. Tuleb sealt ka löök, kas Baturins pidi sekkuma. Bondar on tuuseldanud siin kogu mängu alt üles-alla, läheb ise sealt terava nurgalt ja kas ongi pall väravas. Pall väravas, kolmas värav 89. minutil. Kas see nüüd läheb Bondari nimele või seal oli mingisugune oma värava moodi asi, igatahes nüüd, kui juba enne see mäng tehtud ei olnud, siis nüüd on kindlasti 3-0 ja Turintsilt pikk pall ette, loetud sekundid peaks kohe kõlama lõpuvile ja nüüd on see ka kõlanud. Narva Trans Premium-liiga 4. voorus sai ikkagi võõrsil kindla 3-0 võidu koduvõistkonna Harju Laagri üle ja Sten Jakob Viidas Narva Transile Laagrist kindel 3-0 võit. Tundus justkui, et see mäng oli teie kontrolli all sisuliselt algusest lõpuni või kuidas sa sellel mängul tagasi vaatad? Jaa, ütlen, et terve tiim tegi väga-väga hea esituse, kõik andsid ennast 100% ja isegi ei andnud minu arust isegi mitte ühtegi mingit sükest löögimomenti isegi Harjule, et ütleks, et väga-väga top esitus, taga 0 ja ees 3. See on kõik, mis sa tahad terve tiimi käest, nii et jah. No esimesel poolel eriti te ikkagi kõrgelt survestasite neid ja esimesel poolel oleks võinud see seis juba rohkem kui 2-0 olla, aga see, et teise ära lõite, see vist oli ikkagi võtmemoment. Jaa, ütleks et oleks tegelikult võinud rohkem lüüa, sellepärast, et oleks võinud selle mängu veel kiiremini siis ära tappa, aga jaa, ma ütleks ka, et see teine värav oli siuke võtmekoht ja veits sai võib-olla rohkem hingata, aga ikkagist jah, et mida rohkem, seda parem. Sul endal ka väravasööd kirjas, aga vist jääb kripeldama, oleks võinud värava lüüa, võib-olla isegi rohkem väravasööte saada. Ja ei kindlasti, see jääb natukene kripeldama, aga ei ole hullu midagi, et kõige tähtsam ikkagi 3 punkti on kodus ja see on kõige tähtsam. No nüüd on teil selline võiduseeria moodi asi tekkimas, 2 võitu järjest. Järgmine mäng peaks olema Levadiaga, tuleb 3. ka või? Pamal? Ikka jah, loomulikult lähme nüüd Levadiaga ja lähme ikka 3 punkti võtma seal ja ma arvan, et kodus me oleme väga tugevad, nii et tuleb küll. Olgu, aitäh! Tuleb meie juurde ka Harju kapten Andres Järve. Tere, Andres! Sinul
nagunii naerul ei ole, kui Sten Jakobil 0-3 kaotus, suhteliselt kindel kaotus, oli see täna selline, kus läksid kõik asjad valesti, ei õnnestunud Transi mänguplaani vastu saada? No, jah, võib niimoodi nagu kokku võtta mõningal määral, sest et ei, me tegelikult, ütleme tegelikult nagu mänguplaan oli meil olemas, aga lihtsalt, kus oli vaja juurde panna, oli duellid ja võita teised pallid, et sealt hakkab kõik pihta ja seal jäime nagu kindlalt alla, ma ütleks täna, ja sealt see kaotus tuligi. Esimene poolaeg kohati teil oli ikkagi päris suuri raskusi, et palliga enda väljaku poolelt minema saada. Mängis siin mingisugust rolli ka see tuul või miks see nii oli? No üks asi on see tuul, aga kui ikkagi mõlemal poolel olid võrdsed tingimused, et teine poolaeg saime meie siis tagant tuulega mängida, et nagu selle taha ei tasu pugeda nii-öelda. Et võib-olla jah, liigselt siis, see jälle see, et tegelikult oli nagu variante, kuidas töölt välja tulla, aga lihtsalt need just nagu füssi poolest ja teised pallid nagu, et kui sa sealt võidad, siis on juba võimalik edasi teha. Mingi paar korda ainult tulime, saime tegelikult hästi välja ja siis tekkis kohe ka võimalus, et seal lihtsalt saada paremaks. Eeldusel, et ikkagi Trans on tabeli esimese poole sats seal kuskil või keskel, teie, ma julgen arvata, esimene eesmärk on liigasse püsima jääda, siis suures plaanis 2 võitu, 2 kaotust, see 1 kaotus täna, see ei tähenda midagi, et teil on asjad ikkagi tegelikult hästi. Jah, võib küll, et vahet ei ole, mis see tänane tulemus oleks olnud, isegi võit või viik, et nagu nii palju mänge on veel tulla, et mitte midagi ei ole tehtud, et loeb see, mis tabel on hooaja lõpus. Pärnu täna üllatas Tartu Tammekat 5-0 võiduga, teil on järgmine mäng Vaprusega, seda tulemust vaadates siis midagi kergemaks ei lähe. Ei siin Premium liigas ei ole ühtegi kerget mängu, et midagi lihtsalt ei anta, et me peame lihtsalt omad korrektuurid tegema ja lihtsalt tugevamad olema. Olgu, aitäh, edu!